Tšauki olid Kuutaro kanali liikmed, pool aprilli sai läbi nagu naksti, algab siis aprilli eelviimane nädal. Ja noh, muidugi teeme siin siis pulli pärast ka väikse mingi loosimängu. Loosin siis välja ainult ühe personaalküsimuse, et ma enam rahaliselt neid personaalküsimusi ja asju nagu teha ei taha väga. Ja pigem olen neid teinud harva erandkorras peregrupi liikmetele, aga mõtlesin, et võiks siis iga video teha mingi siukse pulli, et ühe nagu personaalküsimuse siis vastan võitjale ja kui tahate osaleda, võita ühte personaallugemist, siis ma ei tea, kommenteerige +1 või midagi taolist sinna kommentaaridesse ja järgmise nädala videos siis ütlen välja, kes on võitja ja siis iga nädal hakkan igas videos tegema siukse ühe loosimise. Ja vaatame, mida see aprilli lõpupool siia toob siis kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga. Muidugi võite järgida Instagramis, järge siis unustage ka kommenteerida, kas soovite ühte personaalküsimust. Ja vaatame siis üle, mis on siin jäärale tulemas, mis on lähitulevik jäärale. Ai, kas ma nägin sealt mingit kurja kaarti praegu? Võib nii tunduda küll. Huvitav, need tahtsid sinna hunnikusse minna, need kaks tahtsid jääda sinna, aga need olid vist tagurpidi. Muidugi esimese kaardina jäärad ei ole vaja liiga palju ka karta, sest esimese kaardina tuleb kohe välja jõukaart. Jõukaart räägib alati nii füüsilisest kui mentaalsest jõust, nagu see kaart ütleb, et teis endis on olemas see jõud, et minna edasi ja olla enda olukorras nagu võidukas. Samas ta võib olla siuke pisikeste tagasilöökide kaart või kaikaid kodaratesse kaart, aga see kaart alati ütleb ka seda, et ärge pöörake nagu liigselt palju tähelepanu mingitele negatiivsetele asjadele siis. Et jõukaart ikkagi ütleb seda, et kui te ise alla ei anna ja tegutsete edasi, siis teil ei ole võimalust nagu kaotada. Et kindla peale tuleb siin nagu edasi tegutseda. Ja ma võtaks nüüd kohe välja selle esimese kaardi ja täpselt ma nägin õieti ära, kuidas ta korra lendas ja tuleb siit teise kaardina välja anda mõõkade 3. Ja mõõkade 3 on siuke nagu natukene halb suhete kaart. Et sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, eks ju, võib tähendada kolmandat osapooli, aga just ka segavaid faktoreid. Et noh, romantilist sidet võivad segada töösidemed, sõprussidemed, eks ju, ja samamoodi vastupidi, siis näiteks mingid töösidet võivad segada romantilised sidemed, sõprussidemed, noh, hobid ka ja mingid siuksed asjad. Et muidugi jah, siin võib keegi olla mingi siuke vaenulik inimene ka, kes nagu üritab taga rääkida või meelega halba nõu anda või midagi siukest võib ka nagu olla, et natukene peate olema nagu ettevaatlikud, aga kui juhtub midagi negatiivset, siis pigem jõukaardiga ärge pöörake liigselt palju nagu tähelepanu ja üritage nagu liikuda kogu aeg edasi, sest tundub, et ei saa siin nagu kaotada. Ja selle peale kolmanda kaardina siis jäärale väljas ka maailmakaart. Maailmakaart on nüüd muidugi siuke hästi edukas ja hästi võidukas nagu kaart ja see tähendab seda, et maailm on teile nagu avanemas. Peaks tulema uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi ja noh, muidugi see on ka siuke nagu reisimise, kolimise kaart, et noh, maailm on ju avatud, eks ju, aga ta võib ka olla lihtsalt nagu siuke hästi liikuv kaart, et võib-olla te olete noh, suvi ka, eks ju, tuleb, olete aktiivne, liigute palju ringi, et siuke avastamise kaart, aga väga edukas ja võidukas nagu kaart. Et midagi see kaart ütleb, et te olete nagu saavutamas. Nüüd muidugi teist rida tahab meile alustada Hierophant. Ja tegelikult minu arust seesama Hierophandi kaart oli tegelikult selle mõõkade 3 peal. Ehk siis tegelikult Hierophant oleks pidanud tulema esimese rea viimaseks kaardiks. Võib-olla just sinna mõõkade 3 kõrvale. Nüüd muidugi kellegi jaoks võib see tähendada halba mingit abielu lahutust, lahkuminekut, eks ju. Aga samas noh... võib siin ka olla nagu siis mingite uute liitude loomine, et siin on kummas olukorras te täpselt siin lugemises, eks ju, olete. Muidugi noh, see kaart ütleb, et on võimalik luua igasuguseid tugevaid nagu liite, mina ütlen, et see on lepinguliste liitude kaart, et see võib tähendada töölepingut või abielulepingut, mingit suurt tugevat lepingut, et tegelikult see kaart on spirituaalse abielu kaart, aga noh, spirituaalne abielu, mis see täpselt on, vaatame, keegi ei tea, aga see võib-olla ongi see, et kui sa spirituaalselt oled nagu millegiga ühenduses, siis võib-olla ka iseendaga, et see on ka väga hea energia nagu, et võimalusi on selle kaardiga palju siin luua, aga see on siuke nagu traditsioonide kaart, väärtuste kaart. Vaatame, mis siit veel tuleb ja tuleb siit välja mõõkade 7.
nüüd on huvitav, et selle mõõkade komboga peate siin ettevaatlik nagu olema, sellepärast et mõõkade 7 tagurpidiselt võib olla ka natuke niisugune valede või pettuste kaart, saladuste kaart, varguste kaart võib-olla, eks ju. Et natuke peate olema ettevaatlik, samas positiivse poole pealt on mõõkade 7 niisugune nagu taktikalise käitumise kaart hoopis, eks ju. Et mõõkade 7 võib öelda, et kui te ei ole enda olukorras olnud edukas, siis proovige läheneda sellele olukorrale mingi taktikaga või mingi teise nurga alt ja see võib kaasa tuua teile palju suurema nagu mingi edukuse. Ehk siis võib-olla te olete üritanud mingeid liite ise siin luua ja võib-olla on olnud siin mingid segavad faktorid, kolmandad osapooled, midagi taolist, aga te peate siis kuidagi lähenema teise nurga alt sellele olukorrale või kasutama teist taktikat ja see toob kaasa siis edukuse ja võib-olla ka raseduse, sellepärast et jäärale viimase kaardina on siia jäänud keisrinna kaart. See on nüüd küll väga mõnus energia, sellepärast see on 100%, ütlen kohe ära naisterahva energia, et keisrinna ei saa kunagi olla nagu meesterahvas, sest see on viljakuse ja raseduse kaart ja näitab ta küllust ja eluga rahulolu ja kõigega toimetulekut, positiivseid emotsioone, sükest harmoonilist, luksuslikku võib-olla ka energiat. See on siuke natukene nagu kuulsuse või tuntuse kaart ka mingis mõttes, et hästi mõjuvõimas naisterahva energia, et naised siin võivad ise siis kindlasti saavutada hästi siukse võimeka või viljaka energia. Samas meesterahvaste puhul võib see näidata mingit viljakat austajat, eks ju. Et võimalusi on siin mõlemale poolele, muidugi naisterahvastel on võib-olla siin natukene parem potentsiaal, aga tegelikult on enamus kaardid ikkagi nagu head, et see mõõkade 3 segavad faktorid, et võib-olla sisetundega üritage siis ka nagu ennetada, et kui keegi meelega üritab teile mingi kärbsid pähe ajada või midagi sükest, et ei lase lihtsalt ennast mingites olukordades ära petta ja võib-olla ei tasu siin suuri liite mingite võib-olla teadmatute isikutega luua, on ju. Aga maailmakaart ütles, et maailm läheb lahti, seega peaks teie olukord siiski olema nagu edukas ja võidukas ja peaks tulema juurde neid uusi variante. Kõige tähtsam võib-olla muidugi lõviga on mitte anda alla, sest jõud ütles, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalik kaotada. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite jälgida Instagramis ja võite siis panna ka +1 kommentaari. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sennidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite jälgida mind ka Instagramis ja minge visake siis videole +1 kommentaar, kui tahate osaleda personaalküsimuse loosis. Ning vaatame üle, mis on siin sennile tulemas lähitulevikus. Mis on sennile tulemas lähitulevikus? Päris head energiat siin ja lõpetuseks 2 kaarti sennile veel. Ja hopsti, niimoodi need 2 tulid. Muidugi 2 tükki on jäänud siin tagurpidi, tahavad need üldse viimaseks jääda. Muidugi esimesena nägin siit kohe ära, oli väljas teil müntide 6 ja müntide 6 on võrdse võtmise ja andmise kaart. Ehk siis see on väga hea kaart mingites partnerlustes, et see on niisugune võrdse panustamise kaart. Muidugi ta võib tähendada ka mingeid üllatusi või kingitusi, võib-olla tööolukordades mingit palgatõusu, aga üldiselt hea rahaenergia. Muidugi peab arvestama, et mõlemal või igal kaardil on nagu 2 poolt, see on niisugune võtmise ja andmise kaart, võitmise ja kaotamise kaart, eks ju. Et võib-olla rahaga liigselt palju ei tasu siin riskida, aga pigem on siin niisugune energia, et võib tulla mingi positiivne materiaalne siis või külluslik uudis. Nüüd aga teise kaardina kohe väljas sennil maagikaart. Maag tähendab mingit nõiakunsti põhimõtteliselt, et maag tegelikult ütleb, et teis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite siin olla edukas, et siin tal on peeker ja münt ja mõõk ja sau on laua peal, et kõik 4 elementi on justkui inimesel olemas, et manifesteerida endale nagu sellist elu, nagu ta soovib põhimõtteliselt. Aga maagikaart kindlasti ütleb, et peab tegutsema, peab suhtlema, peab manifesteerima, ütlema välja, ma saavutan selle, ma vabanen sellest ja ma vabanen sellest. Peab seda manifesteerima ja samas kõige tähtsam on usk iseendasse, enda võimalustesse, et te usute, et teie jaoks on võimalikud mingid positiivsed muutused. Ja kui te selle nimel nagu tegutsete ja suhtlete ja manifesteerite, siis peab siin tulema mingi positiivne nagu lahendus. Muidugi 3. kaardina jääb siia esimesse ritta välja siis ka mõõkade 2. Mõõkade 2 on natukene nagu 2 vahel oleku kaart. Ta võib tähendada natukene blokeeritustunnet, mingid illusioone samamoodi või mingite hirmude nagu vangis olemist. Et mõõgad on hästi mentaalsed kaardid, et muidugi mõõgad võivad tähendada ka suhtlust. See on huvitav, muidugi kahtedega on valikuvõimalus alati, eks ju. Et ma ei tea, kas siin mingi suhtlus tuleb või on vaja teha ära mingi otsus, aga mõõgad natukene võivad olla sellised nagu hirmude energiad, et keegi võib siin kinni mingites mineviku hirmudes ka olla.
ma ei tea, kas see olete siis teie või on see teie austaja, partner või lähedane isik. Igal juhul teist rida alustab sauade rüütel ja noh, rüütlid nüüd võivad olla austajate energiat tõesti, aga nad alati ei pea olema austaja energiat, nad võivad näidata ka teie enda energiat. Kui see on teie enda energiakaart, siis sauad, eks ju, kindlasti see aktiivsus, loovus, kirglikkus, aktiivsusega palju liikumist. Samas siis peab kasutama enda loovust, tegema midagi, mida te teete kirega ja kui te liigute õiges nagu suunas ja tegutsete, et see on just siuke tegutseja kaart, et sauade rüütel on hästi kiire, et kui te tegutsete, siis te olete ka edukas ja see on siuke nagu enesekindluse kaart, et võtke ennast kokku ja hakake tegutsema. Muidugi nüüd, kui see on austaja energiakaart, siis esiteks muidugi sauad võivad tähendada kindlasti tugevamat seksuaalenergiat. Sauad võivad näidata siin ka mingit siukest sportlikkust või mingit head välimust, aga see on siis siuke nagu kütkestava kirgliku austaja kaart. Muidugi selle seksuaalenergiaga võib-olla natukene peab ettevaatlik olema. Sauade rüütel, kui nad on kiire rüütel, siis see tähendab seda, et väga järsku võib keegi teie ellu tulla, väga järsku võivad mingid asjad areneda. Et siuke huvitav energia siin Sennile ja eelviimase kaardina tuleb Sennile välja siis ka mõõkade 10. Ja tundub, et siin on see nagu hea asi, sellepärast, et mõõkade 10 või noh, kõik 10 on siis mingid uut tsüklit nagu alustavad kaardid ja vana raske tsükli lõpetavad kaardid. Aga mõõkade 10 on kõige raskem siuke nagu tsüklikaart. Et mõõkade 10 võib siin öelda, et inimene on nagu paljust läbi käinud, justkui 10 mõõka selga saanud, aga see on alati siuke nagu valgushetke kaart või pöördepunkt elus kaart, mis siis nagu ütleb, et elu on tulnud nagu allamäge, aga nüüd ei saa enam hullemini asjad minna, et asjad peavad hakkama liikuma üles mäge. Ja tegelikult mõõkade 10 siis ütlebki, et uue nagu rahuliku tsükli algus peaks siin sennide poole tulema või olema juba nagu alanud. Et kui ma vaatan neid esimesi kaarte, siis mulle tundub, et siin võib juba olla alanud kellegile see, aga noh, võib-olla siis ütleb ära, et mingi väga raske tsükkel oli nagu selja taga. Ja no nii, viimase kaardina on siin sennidele anda välja ka siis karikate 10, ehk siis 20 nüüd huvitaval kombel sennile järjest. Ma ei tea, võite internetti panna ka, et mida 10 tähendab, mingid inglinumbrid või midagi sellist ja võib sealt tulla lisasõnumeid. Muidugi nüüd, eks ju, jällegi karikate 10 lõpetab ära siis võib-olla mitte nii eduka, kas romantilise või emotsionaalse tsükli ja alustab siis uut palju külluslikumat tsüklit. Et see on ju siuke hästi hea, siuke stabiilsuse tasakaalu kaart ja võib ta näidata siukseid positiivseid emotsioone, romantikat. Võimalusi on palju selle kaardiga, et see on väga hea siuke nagu pereõnne kaart just, aga noh, üks nagu ütlus on ka head aegade ettekuulutus, eks ju, et 2 tsüklikaarti, mis võib-olla ütleb nüüd seda, et mineviku tsükkel oli justkui siis suhteliselt õnnetu, aga see-eest tuleviku tsükkel peaks tulema nii positiivne, et te võib-olla ei oska seda ise ka nagu oodata. Muidugi nende üleval on siin see mõõkade 2, eks ju, et ma väga loodan siin sennid, et ei ole nagu kinni mingis mineviku asjas, et keegi võib siin natukene olla ka mingis negatiivses mineviku tsüklis kinni ja sellepärast ei saa veel uus positiivne mingi emotsionaalne või romantiline tsükkel alata. Et siin peab nagu andestama, lahti laskma, õppima enda vigadest ja siis tuleb liikuda edasi. Sennid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite jälgida Instagramis ja muidugi siis ärge unustage kommenteerida +1, kui soovite personaalküsimust. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidu võite jälgida Instagramis. Ning ärge siis unustage ka visata +1 kommentaari, kui soovite saada siis seda personaalküsimust. Aga vaatame siis üle, mis on siin kaksikule tulemas lähitulevikus. Kaksikule, mis on tulemas lähitulevikus, midagi siit juba vahelt tahtis hüpata, aga välja ei kuku ja tundub, et jääb kukkumata. Ja viimane kaart on võtta üks lõpukaart siis kaksikule ja läheb ta tagasi. Mis me siia pakki paneme? Sauade 4 paneme pakki tagasi. Sauade 4 on siis siuke väga hea liitude loomise kaart ja võib-olla ka liitude tähistamise kaart, aga jääb see siis hetkel sinna ja tuleb siin kaksikule esimese kaardina anda pigem välja nukker karikate 5.
ja karikate 5 on sihuke segaste tunnete või emotsioonide kaart, aga see on tihti siis mineviku mingis olukorras kinni olemine või mingid negatiivsed emotsioonid siis mingi mineviku olukorraga seoses. Ja noh, tegelikult see kaart ütleb nagu seda, et tuleks nagu õppida enda vigadest ja tuleks minna edasi. Et see kaart ütleb, et kui te pöörate ümber, siis te avastate, et teil on mitmeid uusi võimalusi ja mingid uued teekonnad ja valikud. Et siin kindlasti see kaart siis üritab öelda, et laske nagu lahti justkui mingitest negatiivsetest mineviku kogemustest, sündmustest, inimestest ja võib-olla siis kellegi jaoks ka hirmudest. Et mingid hirmud mineviku olukorraga seoses on teisse jäänud ja nüüd kardate edasi tegutseda. Samas aga tundub, et siin tegutseda tuleb ja tuleb tegutseda sellepärast, et teise kaardina on välja anda sauade 2 ja sauade 2 on siis selline võimaluste või valikute kaart, et kahed tähendavad alati võimalusi ja valikuid, aga sauade 2 võib siis olla natukene rohkem sihuke nagu valiku ära tegemise kaart, aga kindlasti tegutsemine, sest sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud ja see aktiivsus näitab alati seda tegutsemist. Ja noh, muidugi ta hoiab siin seda gloobust, eks ju, mõnikord võib sauade 2 tähendada ka mingit reisimist, kolimist või mingit asukoha nagu muutust või mingit koha muudatust. Et see ei pea alati tähendama, et te reisite või kolite kuhugi, et see võib ka tähendada seda, et te lähete mingisse uude kohta, midagi uut tegema, nagu tegemist võib olla mingi loomelise asjaga või midagi, mida te teete kirega, eks ju, sest sauad on aktiivsed, loovad kirglikud. Muidugi see võib mingi sporditeema ka olla selle aktiivsusega. Nüüd aga põnev ongi siin see, et sauade 4 panime pakki, lauale tuli sauade 2 ja tegelikult on siin kolmanda kaardina kohe välja anda ka sauade 3. Ehk siis tegelikult, kui me oleks seal sauade 4 veel siia lauale jätnud, siis oleks 3 järjestikust samast mastist kaarti ja kõik on sauad. Ehk siis kindlasti siin kaksikute jaoks aktiivsus, ehk siis tegutsemine, loovus, tegelege loomeliste asjadega või mingite selliste asjadega, mis tekitavad teis selle nagu loometunde. Võib-olla peaksite ka looduses rohkem aega veetma, aga samas siis ka kirge, eks ju, mida te teete kirega, mille vastu te tunnete kirge, sest sauade 3 on väga hea sihuke nagu ettenägelikkuse kaart. Et sauade 3 võib öelda siin seda, et teie enda sisetunne ütleb teile mingis õiges olukorras ära, kuhu suunas te peate liikuma. Sauade 3 tähendab tihti samamoodi nagu mingit reisimist või mingit teekonna nagu algust. See on uue teekonna alguse kaart. Tegemist on kas siis mingi aktiivse, loova või kirgliku asjaga teie jaoks ja justkui sisetunne ütleb teile, kuhu suunas te peate minema, aga igal juhul peate siin nagu tegutsema. Ja muidugi nüüd teise rea alustuseks tuleb siis lajatada siia lauale tornikaart. Ja noh, tornikaart on sihuke kaart, millega peab tavaliselt ikkagi natukene ettevaatlik olema, sest tornikaart on ootamatute kiirete sündmuste kaart, aga ta võib tihti tähendada ootamatult kiireid lõppe mingitele olukordadele. Samas ma alati ütlen ka seda, et see ei pea üldsegi nagu negatiivne olema ju, et kui te olete natukene mingis negatiivsemas olukorras, siis võib see tähendada seda, et ka see olukord võib väga järsku lihtsalt läbi saada. Et tornikaart lihtsalt tähendab seda, et väga järsku võib teie olukord muutuda. Et olge valmis siis tegutsema, kui olukord peaks muutuma, samas kuna teil oli juba siin põhimõtteliselt 3 saua üksteise järel, eks ju, siis ma arvan, et te olete valmis selleks tegutsemiseks, et alati kui on need järjestikused kaardid, siis tähendab see nii-öelda kaardi aspektis tõesti mingit suurt arengut ja kui veel 3 kaarti põhimõtteliselt on järjest, siis tõesti mingid väga suured arengud võivad siin tulla ja tornikaardiga võivad need tulla siis väga järsku, aga võib-olla selle jaoks selle karikate 5-ga peate lahti laskma mingist mineviku olukorrast või mingist kohast või midagi sihukest, sest see kaart just ütleb, et kui te pöörate ümber, siis teil on uued võimalused, et teil peaks olema mitmeid võimalusi justkui kaksikud. Küll aga nüüd eelviimase kaardina on siin väljas mõõkade 5 ja topelt 5 siis nüüd ka selles lugemises kaksikule ja noh, 5 või 55 võib ka midagi tähendada. Võite internetti guugeldada, mis 55 mingi ingli number näiteks tähendab. Võib-olla saate sealt lisasõnumeid, aga nüüd 5 on pigem taros siuksed natukene kurjad kaardid ja mõõkade 5, noh mõõgad on kõige kurjemad kaardid üldse, eks ju. Et mõõkade 5 võib tähendada siin mingit siukest tagarääkimist, selja taga rääkimist, eks ju. Aga see võib ka olla siuke nagu halva soovimine või keegi justkui nagu võib soovida, et teil ei läheks hästi või paremini kui temal näiteks. Et see on siuke natukene nagu kiuslik kaart või ma ei oskagi öelda, et see on siuke ebameeldiv natukene energia. Siin võib ka tähendada see nagu kadedus siis ja noh, võib olla mingi siuke olukord ka, et keegi meelega üritab teile nagu halba nõu anda, et ei suunduks siis sinna poole, kus teid tegelikult süda kutsub või keegi võib üritada teid enda teekonnalt nagu kõrvale meelitada. Et pigem siin, kuna teil oli juba see sauade 3, mis on ettenägelikkuse kaart, et siis kindlasti siin ütleks kaksikud, et te peate rohkem usaldama just enda sisetunnet, mitte liigselt palju kuulama siis teiste inimeste mingit arvamust.
ja noh, kui siin on keegi inimene selle mõõkade viiega, võib see näidata ka mingit minevikus olevat inimest, eks ju, et minevikus olev inimene, te eraldusite sellest inimesest ja teil läheb võib-olla kõvasti paremini kui temal ja siis on ka teada, eks ju, et kelle pärast te laiali läksite või kelles see probleem oli ja siis justkui see inimene soovib, et teil ei läheks nii hästi, sest muidu kõik teavad, et on patuainas põhimõtteliselt. Midagi sihukest tihti võib olla nagu, aga viimase kaardina on siin kaksikule väljas müntide äss ja väga mõnus on siin seda video siis lõpetada selle müntide ässaga, sest müntide äss on sihuke nagu ülim külluse kaart ja võidukus ja põhimõtteliselt saavutused, soovide täitumine võib see olla ja noh, mündid on ikkagi nagu külluse ja viljakuse kaardid ja külluse energia on armastuse energia, viljakus võib tähendada rasedust, eks ju, et see kaart võib tähendada ülipalju mingeid erinevaid positiivseid uudiseid, et ükskõik mis teekonnal te hetkel olete, siis kindlasti tasub seal tegutseda edasi, usaldada iseennast, olla valmis nagu ka mingiteks üllatusteks selle tornikaardiga. Aga just see, et minevikus tuleb lahti lasta ja liikuda edasi, sest mingid väga mõnusad üllatused ootavad teid ees või mingid palgatõusud või midagi taolist, väga hea materiaalne energia. Samas, nagu ka ütlesin, siis on siin väga hea ka armastuse energia olemas. Et lihtsalt tegutsege, ärge kuulake kõrvalisi mõttetuid isikuid või kui nad draamatsevad, siis tasub sellest ennast eemale hoida ja lõpptulemus peaks olema väga hea. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite jälgida mind Instagramis ja muidugi siis visake +1 kommentaar, kui soovite personaalküsimust võita. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ning ärge siis unustage osaleda ka +1 loosis personaalküsimus, siis kui soovite võita, pange kommentaar ja vaatame, mis vähile on tulemas siin lähitulevikus, ja vähk väga mõnusalt kiiresti tahab mulle neid kaarte anda. Kuukaart läheb pakki tagasi, hea küll, las ta jääb, aga vaatame, mis siin lauale on tulnud. Muidugi 3 kaarti nüüd on tagurpidi, nad olid vist teistpidi muidugi, aga jätame need siis viimasteks ja ülespidi esimesena lendas siia kõige üles ka välja siis karikate 7. Nüüd vähid karikate 7-ga, see on suurte ootuste ja lootuste kaart ja mitmete võimaluste ja valikute kaart. Et siin võib neid valikuid olla, aga karikate 7 on ka natukene hoiatav kaart, mis siis ütleb, et olge piisavalt ettevaatlik, et ei tee mingit rumalat või lolli valikut. Et kui te teete rumala või lolli valiku, siis te võite korrata mingit tsüklit, mis oli teil minevikus. Ma ei tea, mis tsükkel see teie jaoks täpselt on, eks te ise teate paremini, aga te võite mingit tsüklit korrata, kui te teete hooletu valiku. Ja siin tuleks kindlasti siis aega võtta ja mõelda hoolikalt läbi, kuhu suunas täpselt liikuda. Muidugi on siin teise kaardina välja anda kohe õigluse kaart. Ja tegelikult see võib-olla selle karikate 7 kõrval näitab sihukest head energiat, sellepärast et õigluse kaart võib tähendada nagu positiivseid uudiseid, olukordade lahenemisi, aga samas ka nagu seda, et justkui keegi tuleb mingist olukorrast välja võitjana, aga see on enamasti nagu sihuke nagu kannatanu, aga võib-olla kui teil oli siin mingi mineviku tsükkel ja midagi läks nagu halvasti, siis justkui see õigluse kaart just siin võib öelda, et te tulete lõppkokkuvõttes mingist olukorrast välja võitjana, aga võib-olla see ongi siis see, et te teete nüüd parema valiku ja tänu sellele olete siis mingis olukorras võidukas. Igal juhul muidugi õigluse kaart ütleb, et tuleb olla aus, õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja siis on ka universum teie vastu nii-öelda aus. Et siin tuleb siis taktitundeliselt käituda. Samas 3. kaardina on väljas sauade 8 ja sauade 8 on hästi kiire arengute kaart. Ta võib ka tähendada muidugi jälle mingeid uudiseid, et huvitav, et 2 kaarti siin juba õiglus ja siis ka see sauade 8 mõlemad nagu viitavad mingile uudisele, positiivsele uudisele, kiirele uudisele, eks ju. Aga noh, sauade 8 on tõesti kiiret arengute kaart, samas sauad aktiivsus, loovus, kirlikkus. Ilmselt peate siin tegutsema, peate kasutama enda loovust ära, tegema midagi, mida te teete kirega ja läbi selle võivad toimuda teil siis mingid meeletud arengud.
võib-olla on ka see, et kui te teete ära selle õige valiku, siis võivad asjad arenema hakata hästi kiiresti. Samas aga nüüd teise rea alguseks tahab meil tulla välja mõõkade 2 täpselt siia karikate 7 alla, eks ju. Ja noh, mõõkade 2 ongi natukene sihuke kahe vahel oleku kaart või blokeeritustunde kaart. Võib ka tähendada mingeid illusioone või hirme minevikust, eks ju, et keegi on natukene kinni mingites mineviku olukordades või hirmudes või midagi taolist. Aga mõõkade 2 ütleb tegelikult, et on vaja teha ära mingi valik. Noh, valiku võimalus muidugi on hea, aga on vaja teha siin ära mingi valik või on vaja hakata nagu tegutsema. Muidugi ärge unustage, et liigselt ei ole vaja kiirustada. Nüüd aga tuleb siit välja eelviimase kaardina vähkide jaoks müntide kuningas. Müntide kuningas on siis hästi sihuke stabiilne, turvaline ja usaldusväärne isik. Mündid võivad näidata mingit head õnne, head materiaalset energiat, noh küllust, viljakust samamoodi, eks ju, et tegemist on küll nüüd meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, eriti kui siin on tegemist mingi tööalaste või karjäärialaste inimestega ja noh, võimalusi siin on mõlemale sugupoolele ka, et see võib olla sihuke viljaka, küllusliku, austaja või partneri nagu energiakaart. Aga igal juhul see peaks olema hästi nagu usaldusväärne isik ja võib-olla sihuke noh, müntide kuningas on natukene vanamoodne inimene, et noh, ma ei tea, kas see on siin meesterahvas või naisterahvas, igal juhul ta meesenergiana lauale tuli, et pigem võib-olla tahaks arvata, et see on nagu meesterahvas, aga võib ka siis olla naisterahvas. Aga võimalusi siin on mõlemale poolele ja tundub, et neid valikuid on ka, sest mõõkade 2 siin on väljas ja karikate 7 alustuseks ka. Nüüd aga vähi jaoks viimane kaart. Viimase kaardina tuleb vähkide jaoks välja armastajate kaart. Ja no armastajate kaart näitab hästi tugevat mingit hingesugulussidet. Võib ka muidugi tähendada kaksikleegi sidet, et siin peab ettevaatlik olema, et inimesed ei tuleks teie suunas ainult mingi füüsilise kontakti eesmärgiga või midagi sihukest, sest selles armastajate kaardis on hästi palju kirge. Samas seal on ka hästi palju harmooniat ja sihukest nagu tasakaalu ja romantikat, eks ju, et see on väga hea nagu küllusliku liidu või suhtekaart. See ei pea alati olema nii-öelda siis romantiline suhe, kuna siin on väljas müntide kuningas, mis võib olla sihuke ka nagu ülemuse energia, siis tegemist võib olla siin ka nagu siukse mingi töösuhtega. Et igal juhul, kui te teete seda, mida te teete nii-öelda südamega, siis võib ka see tõsi olla. Aga igal juhul tähendab armastajate kaart mingit väga tugevat sidet siis. Ma ei tea, midagi võib väga järsku muutuda selle sauade 8-ga, aga need peaks pigem olema mingid positiivsed arengud. Siin on mingid valikud, asjad, sauade 7-ga, et võimalusi on nii palju siin vähkidele, aga ma arvan, et kõige tähtsam ongi siin see, et lihtsalt teha hoolikas valik, et mõelge asjad läbi ja ärge tormake liigselt, sest sauade või karikate 7 natukene nagu hoiatab, et kui te teete mingi vale valiku, et võib siin olla küll palju võimalusi ja pakkumisi, aga kui te teete vale valiku, siis peate te võib-olla otsast peale alustama millegiga või uuesti midagi üles ehitama hakkama või midagi taolist. Aga armastajate kaart ikkagi näitab seda hingesugulussidet ja midagi romantilist siin vähkide jaoks võib olla ka. Aga selleks korraks siis tõesti jähid oli see teie lugemine, visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja muidugi kui soovite siis personaalküsimust, võite siis kirjutage kommentaaridesse +1. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida ka Instagramis ja muidugi kui soovite ühte personaalküsimust, võite siis kommentaarides visake +1. Ja vaatame siis üle, mis lõvile on tulemas lähitulevikus. Oi. Ja tundub, et lõvil on siin kurjad lood, aga ei ole see asi ka nii hull, sellepärast, et esimesena kohe anda välja lõvile 2 paasi. Hästi nooruslikud, värsked energiad, võib tähendada mingeid uusi ideid, mõtteid. Muidugi karikate paas on rohkem sihuke nagu intuitsioonikaart või enda sisetunde usaldamise kaart. Võivad olla muidugi siuksed nooremapoolsed austajate energiakaardid, eks ju, et baasid on tihti nooremapoolsed austajad.
üks võib olla romantiline austaja, teine võib olla sihuke külluslik viljakas austaja, ma ei tea, selle müntidega, eks ju, et see näitab võib-olla ka head materiaalset järge. Igal juhul pigem on siin sihuke hästi nagu positiivne energia. Muidugi müntide baas on ka sihuke nagu võimalustest kinni haaramise kaart, et siin võib tekkida siis mingi väga hea võimalus lõvidel mingist võimalusest nagu kinni haarata. Muidugi nende baaside all oli nüüd peidus mõõkade 7. Ja mõõkade 7 ta on siuke nii ja naa kaart, et ta ei ole ei kaart ja ta ei ole jaa kaart. Mõõkade 7 võib tähendada negatiivse poole pealt mingeid pettusi, valesid, vargusi, saladusi, et kindlasti mõõkade 7-ga ärge laske ennast nagu ninapidi mingites olukordades vedada. Samas positiivse poole pealt mõõkade 7 tähendab mingit taktikalist käitumist või mingil olukorrale teise nurga alt nagu lähenemist. Et mõõkade 7 võib öelda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud edukas, siis lähenegi selle olukorrale teise nurga alt ja võib tulla siis palju kiirem edu. Et võimalusi siin on ja tundub, et võimalusi on eriti materiaalselt, sellepärast et teist rida tahab lõvidel alustada müntide 10 ja kõik 10 alustavad siis mingeid uusi paremaid tsükleid ja lõpetavad ära mingid vanad, võib-olla mitte nii edukad tsüklid. Müntide 10 nüüd on väga hea siuke nagu tööõnne või rahaõnne kaart, aga samas müntide 10 on ka alati olnud hea siis pereasjades, sest see näitab küllust, see näitab viljakust, see näitab rahulolu ja head õnne, eks ju, et mingi ülimalt positiivne külluslik tsükkel peaks siin lõvidel kas algama või olema juba alanud, peale siis võib-olla mitte nii edukat mineviku tsüklit, võib-olla siis eriti materiaalselt või midagi taolist. Küll aga nüüd järgmise kaardina tuleb siit välja sauade emand ja ei saa öelda siin eelviimase kaardina, sellepärast et lõvile tuli lausa 2 lisakaarti, aga sauade emand siin tuleb nüüd välja ja sauade emand võib näidata täpselt lõvi enda energiat, sest see on lõvi energia kaart. Ja muidugi mina alati ütlen, et sauade emand on kõige võimekam nagu emand taropakis, et ta on hästi edukas, ta on võidukas, muidugi siin enesekindel, eks ju, sauadega ka tugevam seksuaalenergia, sauad võivad näidata ka sportlikkust, head välimust, kirg, loovuslikkus, aktiivsus, see on nagu siuke hästi tavaline sauade puhul, et võimekas isik, enesekindel isik, ma ei tea, kas siis lõvid, on see tõesti teie enda energia, kuna see on lõvi energia kaart või võite te selle energia saavutada, samas muidugi, aga see võib kellegi jaoks olla ka siuke partneri, austaja, lähedase isiku kaart, aga kindlasti on see siis pigem austaja, kuna palju on nagu kuidagi seksuaalenergiat siin ja tegemist on küll naisenergia kaardiga, samas naisenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval või vastupidi, naisterahval ja meesterahval, seal ei ole palju vahet, aga jah, ma emandate puhul üritan naiste ennem öelda, läks seekord sassi. Nii et siin on ka nagu mingid austajate võimalused, eriti kuna esimeses reas on ka need baasid. Ja nüüd lõpuks võtan laua pealt selle kaardi, mille ma juba ära unustasin, mis ma tegelikult algul nägin, et lauale lendas. Ja tuleb siia teise rea viimaseks kaardiks, tahab ajastus ka tulla, mõõkade 3. Ja mõõkade 3 tegelikult teeb selle lõvi jaoks huvitavaks, sellepärast et siin on 2 baasi ja mõõkade 3 võib tähendada kolmandaid isikuid ja väga võimalik, et siin paljudel lõvidel siis siuke olukord ka on. Et just see, et ma nagu aevastan ka, et muidu tavaliselt on siin tihti kaksikute videode ajal on seda aevastust olnud, on ka seal olnud tagapool neid, aga täna siis tuleb lõvile mingi aevastusteema. Ehk siis kolmandate osapoolte eest peate olema nagu hästi ettevaatlikud. Kolmandad osapooled võivad tähendada kolmandaid isikuid, aga võivad tähendada ka nagu segavaid faktoreid. Et mingid asjad võivad mingite asjade nagu vahele tulla, et kas töö võib hakata segama hobisid ja romantilisi suhteid ja sõprussidemeid või siis hoopis hobid ja sõprussidemed võivad hakata segama töösuhteid ja romantilisi suhteid või midagi taolist, et siin natukene peab ettevaatlik olema nende kolmandate nagu isikutega. Nüüd aga esimese lisakaardina, tuleb siin lõvide jaoks välja ka sauade rüütel. Ja sauade rüütel on nüüd kütkestava kirgliku austaja kaart, jällegi sauadega tugevam seksuaalenergia, see sama sportlikkus, hea välimus, enesekindlus, eks ju, et see on siuke tegutsemise energia, et kui see on teie enda energiat näitab, siis see näitab, et te peate siin nagu tegutsema, aga kui see on siuke austaja partneri energia, siis tugev seksuaalenergia võib tähendada siis kütkestavat kirglikut austajat, sauade rüütel on ka hästi kiire rüütel, mis tähendab seda, et inimene võib väga järsku siis teie ellu tekkida või on väga järsku tekkinud.
muidugi aga siin ei saa nüüd nagu mööda lasta seda, et tegelikult sauade rüütel ja sauade emand on taropakis kõrvuti olevad kaardid, kuigi rüütlist areneb välja enamasti ikkagi nagu kuningas, et rüütel on tavaliselt ikkagi meesisik, siis taros tegelikult nagu sugu nii palju ei ole, et ainult keisrinna on siis kindel naisenergia ja keiser on kindel meesenergia kaart. Et siin võimalusi on nagu, et see võib tähendada ka teile mingit suurt enesearengut, lõvid. Et teil võib toimuda endal suur eneseareng ja siis see võib olla seotud siis mingi aktiivsuse, loovuse või kirega. Ja noh, võib siis olla austaja energia ka, aga viimase kaardina tuleb lõvile välja müntide 6. Ja müntide 6 on siis väga hea siuke nagu võrdse partnerluse kaart või võrdselt panustamise kaart. Või müntide 6 ütleb siis seda, et kui te loote mingeid suhteid, siis need on sellised suhted, et kui te ise sinna panustate, siis panustatakse ka vastu. Ja väga hea rahaenergia võib tähendada siin mingeid üllatusi, kingitusi. Samas see on siuke tööalastes olukordades ametikõrgenduse palgatõusu kaart. Aga jah, positiivne rahaenergia. Ja tegelikult siin oli ka see müntide 10 väljas ja müntide baas, mis võis rääkida mingitest uutest võimalustest, valikutest. Üldpildis väga edukas, pead usaldama rohkem iseennast, võib olla siin mingeid nooremapoolseid austajaid või üldse austajaid, aga siis natukene ettevaatlik peate olema mingite kolmandate isikute suhtes ja vaadake, et siis keegi ei ürita teile kotti pähe tõmmata, lõvid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ja muidugi visake siis +1, kui soovite personaalküsimust võita. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite võita ühte tasuta personaalküsimust, siis kindlasti visake kommentaaridesse +1. Ja vaatame siis üle, mis neitsidele tuleb siin lähitulevikus. Lähitulevik neitsidele, ja tundub, et tahab siit tulla väga kiiresti, väga positiivset energiat ja võtame ühe kaardi lõpetusse ja siit ta tuli. Põhimõtteliselt ideaalne kaartide andmine siin neitside poolt ja esimese kaardina kohe siis neitsile välja ka mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart räägib siis stabiilsusest, turvatundest, süksest rahust ja võib-olla ka kannatlikkusest, et see kaart ütleb, et kindlasti te peate nagu tegutsema, aga tuleb tegutseda rahulikult, läbimõeldult, tuleb teha neid läbimõeldult otsuseid ja valikuid siin, ei tasu liigselt kiirustada. Et põhimõtteliselt see kaart ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukalt. Ja tänu sellele, kas te siis säilitate või saavutate enda hästi stabiilse ja turvalise energia. See on ka väga hea suure arkaani spirituaalenergia kaart. Nüüd aga teise kaardina on siin neitsidele kohe väljas ka müntide 9 ja müntide 9 on väga hea siis nagu rahaõnne kaart, loovuse, leidlikkuse kaart, aga just küllus, viljakus, rikkus võib mõnikord tähendada see kaart ka nagu luksuslikku elu. Müntide 9 natukene on võib-olla üksik kaart, aga see kaart ongi kaart, mis ütleb, et neitsid võib-olla saavad siin ise kõigega väga hästi hakkama, et ei vaja liigselt palju siin kellegi toetust või tuge ja võib siin tulla ka mingeid positiivseid üllatusi, kingitusi, midagi taolist, et väga hea rahaenergia müntidega siin on. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb siin neitsidele välja ka karikate kuningas. Ja karikate kuningas on nüüd kõige spirituaalsem kuninga kaart, et karikate kuningas on hästi avatud meelega inimene, ta hindab olukordi kaine mõistusega, ta võib olla emotsionaalne inimene, aga samas ta peaks oskama ka enda emotsioone nagu väga hästi kontrollida. Aga just see nagu avatud meel ja eluküpsus, kindlasti võib olla ka siis mingi empaatiavõime ja intuitsioon, eks ju, et kui te tunnete ennast selles inimeses ära, siis see on teie energiakaart. Kui te ei tunne, siis võib see olla mingi austaja partneri lähedase inimese kaart. Ja tegemist on nüüd nagu meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, eks ju, et siin 100% ma sugu ei tahaks öelda. Nüüd aga teise rea esimese kaardina on välja tulemas õnneratas ja õnneratas teeb siin nüüd asja huvitavaks, sest õnneratas ütleb seda, et kui te jääte liiga kauaks ühe koha peale seisma, siis hakkab teid saatma halb õnn ja mingid asjad võivad sootuks teie jaoks ära lõppeda. Teiselt poolt aga õnneratas ütleb, et kui te tegutsete, siis saadab universum teile juurde mingeid uusi võimalusi, uusi valikuid ja ka head õnne enda teekonnal. Ehk siis igal juhul ükskõik mida te teete, siis tegutsege edasi. Mõõdukuse kaart ütles, et ei pea kiirustama, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid või valikuid.
aga ärge võtke mitmeid nädalaid, et neid otsuseid või valikuid teha, et kui te liiga kauaks jääte siin koha peale seisma selle õnnerattaga, siis võivad mingid asjad sootuks ära lõppeda. Et pigem tasub tegutseda ja siis peaks ka hea õnn teid saatma. Ja nüüd eelviimase kaardina on neitsidele väljas ka siis maagikaart. Maagikaart räägib sellisest müstilisest energiast ja tegelikult see kaart ütleb, et teis on see energia olemas, et kõik 4 elementi on teis olemas, et te saaksite olla nagu edukas ja võidukas enda teekonnal. Ja maagikaart siis ütleb, et kõige tähtsam on siis nii-öelda tegutseda, suhelda, manifesteerida, öelda välja, mille te saavutate, öelda välja, millest te vabanete ja kõige tähtsam siis võib-olla üldse on just see usk iseendasse, enda võimetesse ja võimalustesse. Et kui te ise usute, et teie jaoks on asjad võimalikud, kui manifesteerite, suhtlete ja tegutsete, siis hakkavad teie jaoks mingid väga positiivsed muutused siin toimuma. Et pigem selle kaardiga ütleks, et tasub manifesteerida ja unistada suurelt. Ja viimase kaardina hopsti, neitsid paugutate siin nüüd viimase rea suurt arkaani täis ja tuleb siit tornikaart. Ja tornikaart on siis ootamatute kiirete sündmuste kaart. Jällegi ütlen, siin peab olema ettevaatlik, sest tornikaart võib tähendada mõnikord sükest nagu maailma kokkuvarisemist, et mingid asjad saavad väga järsku läbi. Ja õnneratas ütles, et kui te jääte kauaks koha peale seisma ja ei tegutse siin piisavalt, siis võivad mingid asjad nagu ära lõppeda. Et te peate olema siin kindlasti valmis nagu tegutsemiseks, et kui midagi juhtub, siis te teate nagu, et te peate juba tegutsema. Samas muidugi tornikaart ei pea olema üldsegi nagu halb kaart, sest võib-olla te olete kinni mingis natukene ebameeldivas olukorras, eks ju, ja võib-olla tornikaardiga võib hoopis see väga ebameeldiv olukord väga järsku lõppeda. Et see täiesti oleneb siin, kus te enda loos hetkel olete ja mis teile paremini nagu resoneerub, aga lihtsalt ma ütlengi siis, et kuna tornikaart on siuke kiire kaart, siis pigem neitsid olge valmis nagu tegutsema ja kui siis midagi peakski nagu juhtuma, siis teil on juba nagu selgus, et te teate, et juba nagu nii pidi tegutsema, eks ju, ja siis ei olegi vaja nagu muretseda. Igal juhul kaardid soovitavad siin tegutseda, mõõdukus ütleb tasa ja targu ja maagikaart ütleb, et kõik on teie jaoks põhimõtteliselt võimalik, müntide 9 on väga hea rahaenergia ja spirituaalenergiat tuleb ka siis sealt kuningalt, et ma ei tea, kas see on siis teie energia või mingi austaja või partner. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja muidugi kui soovite tasuta personaalküsimust võite, siis kirjutage kommentaaridesse +1. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja muidugi kui soovite tasuta personaalküsimust võite, siis kirjutage kommentaaridesse +1. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaaludele tulemas lähitulevikus, ja ossa poiss, tundub, et täna tahab tõsiselt palju seda tornikaarti tulla. Ja tõesti huvitav siin nüüd 2 kaarti eelmisest lugemisest tuleb kaasa, võib-olla siin kaalud, teil on neitsi tähtkujuga mingi kokkupuude, aga esimese kaardina kohe põmaki laua peal väljas tornikaart. Tornikaart tähendab ootamatult kiireid sündmusi. See on siuke järskude lõppude kaart, et väga järsku võivad siis mingid olukorrad teie elus läbi saada. Ta võib ka tähendada maailma kokkuvarisemist, eks ju, et võib ka tähendada, et head asjad võivad läbi saada, aga samas ta tähendab ka, et halvad asjad võivad läbi saada. Igal juhul see kaart ütleb, et te peaksite olema valmis tegutsemiseks, et kui midagi muutub, siis te olete valmis tegutsema. Muidugi nüüd teise kaardina on siin kaaludele tulnud välja müntide baas ja see teeb asja väga põnevaks just selle torniga, sest müntide baas esiteks ta võib näidata mingit nooremapoolset viljakat või külluslikku austajat, samas aga ta on siuke hea võimaluse või hea valiku kaart. Ja müntide baas mõnikord võib öelda nagu seda, et haarake mingist heast võimalusest kinni, see on teile kasulik, eriti võib-olla siis materiaalselt, kuna see on müntide kaart. Ja nüüd tornikaart, kuna see on järsk sündmus, siis see võibki tähendada hoopis siin kaalude jaoks seda, et väga järsku võib mingi väga hea võimalus teie ellu tekkida, millest justkui te peaksite siis kinni haarama, et see enda jaoks nagu ära kasutada. Samas, teil ei ole vaja siin kuhugi liigselt kiirustada, sellepärast, et 3. kaardina on siin kaaludel väljas mõõdukuse kaart ja mõõdukuse kaart näitab sükest tasakaalu, stabiilsust ja kannatlikkust, eks ju, et kaart kindlasti ütleb, et tuleb tegutseda, aga tuleb tegutseda rahulikult, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et liigselt ei ole vaja kindlasti selle kaardiga kiirustada ja kaart ütleb siis põhimõtteliselt, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukalt, et ärge üle piiri mingite asjadega minge ja tänu sellele te võite siis kas säilitada või taastada enda sükse stabiilse ja turvalise energia.
Nüüd aga teise rea juurde minnes, kaalud, on teil siin esimese kaardina väljas kohe hermiti või eraku kaart. Ja hermit või erak võib siis tähendada rohkem niisugust aja omaette veetmist. See on niisugune enda sisemaailmaga tegelemise kaart ja võib-olla ka spirituaalse ärkamise kaart. Mingitele tõdedele järgi jõudmine, eneseavastus just kõige rohkem, et te võite endas avastada mingeid uusi tõdesid. Muidugi hermiti või eraku kaart pigem on niisugune nagu üksik kaart, et ta võib ka mõnikord öelda seda, et te peaksite rohkem aega andma iseendale, et võib-olla te annate nagu teistele inimestele liigselt palju enda energiat nagu välja. Muidugi teil on siin juba 3 suurt arkaani, mis näitab siis mingit väga võimsat energiat siin kaaludele ja tuleb siit veel juurde, eelviimase kaardina tuleb kaaludele välja siit ülempreest rinna. Ja ülempreest rinna on niisugune tarolugeja energia, et ma ei tea, kaalud, võib-olla te olete tarolugeja või väga hästi resoneeruvad mingid tarosõnumid või jällegi see spirituaalne energia, et keegi põhimõtteliselt selle kaardiga saab ka jälle öelda, et keegi võib avastada iseendas mingeid spirituaalseid võimeid. Et see on niisugune väga hea nagu intuitsiooni või sisetunde siis kaart. Et see on hästi müstiline, salapärane, võib ka tähendada, et saate teada mingi saladuse või näitab see ka mingit kavalust mingis mõttes. Et võib-olla te peate mingis olukorras olema siis nagu kaval, aga väga huvitav, siuke müstiline nagu energia, et 2 hästi tugevat või 3 spirituaalset kaarti järjest, sest mõõdukuse kaart on ka hästi tugev spirituaalsuse kaart, on hermiti kaart, on spirituaalse ärkamise kaart, ülempreest rinna on siis nagu ka, et mõnikord ma isegi nagu ütlen seda, et ülempreest rinna on siuke naiselik spirituaalne energia ja hermiti või eraku kaart on siuke nagu mehe spirituaalne energia nagu kaart. Et väga huvitav, et siin põhimõtteliselt isegi selle põhjal, ma ei tea, miks ma nagu seekord seda tundus, et ma tahtsin nagu rääkida, et ma ei ole kunagi kellelegi öelnud, et hermit on mees spirituaalne energia ja ülempreest rinna nais nagu, et võib-olla mingi paar korda elus, aga võib-olla on siin siis mingi spirituaalne liit tekkimas kaaludel. Võimalusi on ühesõnaga ja selle peale siis viimase kaardina tuleb siit välja mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on hästi siuke nagu sihikindel inimene. Ta on aus, õiglane, samas mõõgad on ka siuksed nutikuse kaardid, et see on siuke terava taibuga inimene. Muidugi mõõkade kuningas on siis selline nagu otsekohese ütlemisega või ennast kehtestav inimene. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis kaalud on see teie nagu siuke energiakaart. Samas kui te ei tunne ennast ära, siis see võib olla siuke mingi austaja, partneri, lähedal oleva inimese energiakaart. Et ma ei tea siis kas peate teie ennast kehtestama või kehtestab tema ennast teile. Mingi sotaputa on siin põhimõtteliselt ise ka väga hästi ei saa aru. Tegelikult juba Neitsi tähtkujus viskas siukse vimka sisse lõppu selle tornikaardiga ja nüüd siin torniga alustasime. Et kindlasti olge valmis siin tegutsema, võivad tulla ka need mingid väga head võimalused müntide baasiga ja palju spirituaalenergiat ja muidugi mõõdukus siis ütles, et ärge liigselt kiirustage, tehke läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite tasuta personaalküsimust, võite siis visake kommentaaridesse +1. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ning muidugi kui soovite ühte personaalküsimust, võite siis visake kommentaaridesse +1. Ja vaatame siis üle, mis on skorpionile tulemas lähitulevikus, ja on siin üks kaart vaja veel võtta ja olemas ta ongi. Muidugi nüüd tundub, et alustasime hästi nagu positiivselt seda lugemist, sellepärast et kohe kõige esimese kaardina tuli skorpionile välja karikate 10. 10 alati alustavad siis mingeid uusi paremaid tsükleid ja lõpetavad ära siis mingid vanad, võib-olla mitte nii edukad tsüklid. Ja karikate 10 on just siuke nagu pereõnne kaart ja head aegade ettekuulutuse kaart, et selles kaardis on palju siukest harmooniat, stabiilsust, tasakaalu, turvatunnet ja just siukseid nagu positiivseid emotsioone ja romantikat. Ehk siis mingi vanem raskem tsükkel kas on juba lõppenud või on peatselt lõppemas siin skorpionite jaoks ja algamas on siis uus palju parem nagu tsükkel. Eriti siis romantiliselt ja emotsionaalselt, aga teise kaardina tuleb siin skorpionitel kohe välja sauade 3. Ja sauade 3 on väga hea siuke ettenägelikkuse kaart.
ja ta räägib tihti mingitest uutest algustest ja uutest võimalustest. Sauad muidugi on aktiivsed, loovad ja kirglikud, see aktiivsus tähendab siin nagu tegutsemist. Et te peate ise olema võib-olla loov või kirglik ja tegutsema siin mingis teatud olukorras ja see kaart ütleb, et põhimõtteliselt teie enda sisetunne juhatab teid õige teeni. Mõnikord sauade 3 võib olla ka siuke nagu reisimise kaart või noh, ta on liikumise kaart, pigem ma ei ütleks 100% nagu reisimine, aga no võib ka reisimist siin kellelgi ette tulla, eks ju, aga siuke nagu asukoha muudatus, mis iganes Tallinn-Tartu vaata. Et võimalusi siin selle kaardiga kindlasti on ja see kaart ütleb, et justkui teie enda sisetunne mängib teil õiged võimalused kätte põhimõtteliselt. Nüüd aga, kolmanda kaardina selle peale esimesse ritta tuleb välja kaarik ja kaarik on hästi võidukas ja hästi edukas kaart. Ja kaarik näitab siin tegelikult nagu enesekindlust või eneseusaldamist. Et kaarik ütleb nagu seda, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis minge kindlalt selles suunas edasi. Ärge laske teistel inimestel ennast liigselt nagu mõjutada või ennast enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Et negatiivse poole peal see kaariku kaart võib tähendada midagi sellist, et ma ei tea, kas mingi inimene minevikust, et keegi üritab teid nagu natukene kuhugi mingisse halba olukorda tagasi tõmmata või mingist heast olukorrast nagu eemaldada. Et siin pigem tasub usaldada rohkem iseennast ja olla enesekindel ja tegutseda edasi, sest väga võidukad ja edukad energiat siin selle kaarikuga väljas on. Ja teist rida alustame veel võimsamalt Skorpioni jaoks ja tuleb siit välja ka siis ässa kaart, mõõkade äss. Ma ei tea, see on alles vist teine või kolmas äss tänases lugemises ja esimene mõõkade äss, et mõõkade äss on väga hea nagu selguste ja probleemide lahenemise kaart. Võib ka tähendada mingid illusioonidest vabanemisi. Igal juhul on ta nagu vastuste kaart, et see kaart ütleb, et kui mingis olukorras ei ole olnud lahendusi või vastuseid, siis peaks need lahendused või vastused õige pea teie poole tulema. Muidugi mõõkade äss on ka väga hea siuke nagu uute või edukate uute alguste kaart. Et kui te olete siin midagi üritanud või tahtnud üritada või proovida, siis kindlasti ma soovitaks vähemalt proovida, sest mõõkade äss ütleb, et mingi asi võib teie jaoks väga edukaks osutuda. Et mis iganes see on, tasub siin tegutseda kindlasti. Nüüd aga eelviimase kaardina tuleb siit Skorpionite jaoks välja mõõkade 9 ja mõõkade 9 on natukene siuke ärevuse või hirmukaart, et võib ta rääkida ka hirmudest minevikus, aga tihti on ta siuke nagu mineviku kahetsemise kaart. Et ma ei tea, mis olukord siin minevikus siis võis olla, muidugi siin on karikate 10, et see võis tähendada ka seda, et mingi pere või mingi asi võis kellelgi laiali minna siin minevikus, aga keegi siin nagu kahetseb, kellelgi on võib-olla mingi ärevus, võib tähendada stressi, unepuudust, halbu unenägusid, midagi sellist. Loodan, et see teie enda energia ei ole, kui on, siis loodan, et saate sellest peagi välja, aga see võib ka olla siuke partneri lähedase isiku austaja energiakaart, et keegi on siin natukene kinni mingites mineviku olukordades, hirmudes, suhetes, midagi taolist. Samas on väga hea, et siin ees on kohe see mõõkade äss, sest võib-olla see just ütleb seda, et peatselt te vabanete mingist sellisest asjast, mis teil nagu oli või mis teil siiamaani on minevikust, nagu tekitab siukest ärevust. Ja viimase kaardina Skorpionile hästi positiivne jõukaart ja jõukaart näitab alati nii füüsilist kui mentaalset tugevust ja see kaart ütleb, et te saate kõigega väga hästi nagu hakkama. See kaart võib olla siuke pisikeste tagasilöökide või kaikad kodaratesse nagu kaart, aga see kaart ütleb ka siis seda, et ärge liigselt palju pöörake enda tähelepanu nendele negatiivsetele nagu asjadele, et seda kergem on teil ennast nendest asjadest nagu eemal hoida. Ja kaart muidugi ise ütleb tõesti, et teis on kõik olemas ja ta ütleb, et kui te ise tegutsete ja alla ei anna, siis ei ole teil võimalust nagu kaotada. Ehk siis igal juhul siin juba mitmed kaardid, on siin mõõkade äss, on siin jõukaart, on siin kaarikukaart, kõik need kaardid ütlevad, et tegutsege, et te olete enda tegutsemistes edukad. Ja ärge siis lihtsalt pöörake negatiivsetele inimestele tähelepanu, mingitele probleemidele, muredele, kui kellelgi on siin mingid uneprobleemid või midagi siukest, et siis tasub nagu mediteerimist proovida enne magamaminekut. Ja aitab suht hästi, et igal juhul ma näen siin mingeid edukaid lahendusi ja võimalusi ja sauade 3 tegelikult ütleb, et teie enda sisetunne peaks teid juhatama sellele teele. Nii et ei ole vaja midagi karta, Skorpionid, tegutsege ja olge edukad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite siis tasuta personaalküsimust võita, siis visake kommentaaridesse +1. Aga oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ning muidugi kui soovite ühte personaalküsimust võita, siis kirjutage kommentaaridesse +1. Ja vaatame üle, mis on siin hamburile tulemas lähitulevikus. Ja hambur väga viisakalt annab siin mulle kiirelt kaardid kätte ja viimane kaart nüüd tuli ka.
korra juba mõtlesin, et äkki kuramus sõnu siin ära ja nüüd enam hamburid kaarte ei annagi, aga tulid nad ära siiski ja noh, alustame siis natukene nukral toonil, anname siit hamburile välja müntide 5. müntide 5 on nüüd muidugi sihuke kaart, mis on sihuke hüljatustunde kaart, puudustunde kaart, võib tähendada materiaalseid probleeme või mingit rahapuudust. Samas kindlasti see kaart ütleb, et tasub natukene rahaasjades nagu ettevaatlik olla. Ei tasu palju kulutada ja ei tasu liigselt palju, ma ei tea, mingit laene või mingeid selliseid asju nagu inimestele välja anda, et rahaga ei tasu väga palju siin lähitulevikus inimesi usaldada. Et siin võib olla mingeid pettureid ja selliseid asju. Eriti kuna on siin kõrval olemas teise kaardina ka siis müntide emanda kaart. Et müntide emand näitab sihukest hästi külluslikku, turvalist, stabiilset, viljakat inimest. See on sihuke luksuse nagu kaart, küllusliku elu kaart, eks ju. Hästi hooliv inimene, hästi leidlik inimene, mündid võivad tähendada ka head õnne. Et ma ei tea, kas teil on võimalik saavutada see energia või te olete selles energias siin hamburid, aga peate olema siis nagu ettevaatlik, et inimesed ei tuleks teie poole siis mingi himustus energiaga või midagi taolist. Muidugi jällegi see müntide emand ei pruugi siin üldse hamburid teie enda energiakaart olla, et see on ikkagi maamärkide kaart. Muidugi need tähemärgid ei ole siin kõige tähtsamad, sest igal inimesel on siin, ma ei tea, 6 või 8 tähtkujuga vähemalt sidemed enda sünnitabelis ja muidugi see on ka naisenergia kaart, eks ju, et naisenergia muidugi võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Muidugi mündid on sellised nagu viljakuse energia, eks ju, et samas ma tahaks ikkagi arvata, et see on naisterahva nagu energia, et võib-olla meesterahvastele võib ta näidata siis viljakat austajat partnerit, naisterahvastel on võimalik endal see energia saavutada. Aga tegelikult, kui ma aus olen, siis sugu nagu taros ei ole, välja arvatud keiser ja keisrinna kaart. Et tegelikult see võib ka olla siuke külluslik viljakas meesterahva energia siin selle karikate emandaga või müntide emandaga, sorry. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb hamburitele välja mõõdukuse kaart. Ja mõõdukuse kaart näitab siis tasakaalu, stabiilsust ja kindlasti siis sihukest kannatlikkust. Et see kaart ütleb, et tuleb olla kannatlik, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. See kaart kindlasti ütleb, et ei tohi siin liigselt nagu kiirustada mingites olukordades, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukalt. See kaart ütleb, et te peate tegutsema, aga ta ütlebki just seda, et ei pea kiirustama või ei tohi lausa kiirustada. Et kui te teete läbimõeldud otsuseid, valikuid, siis teil on võimalik siin kas saavutada või taastada enda sihuke stabiilne ja turvaline nagu olukord. Teema on siis ka, või tegemist on siis ka hästi spirituaalse energia nagu kaardiga, et võib-olla peate siin mingi sisemise rahu iseendas leidma. Nüüd aga, vau, ja siin tahtsin ennem selle müntide emandaga ajada sassi, ütlesin karikate emand ja nüüd hoopis teise rea alustuseks tuleb siis hamburile just välja seesama karikate emand. Ja karikate emand on siis kõige spirituaalsem emanda kaart taro pakis, et kindlasti näitab ta siin tugevat intuitsiooni, empaatiavõimet. See on ka siuke nagu tingimusteta armastuse kaart, aga kõige rohkem räägite siis just siuksest spirituaalsest inimesest ja võib-olla hästi emotsionaalsest inimesest. Et nüüd jällegi, kui te tunnete ennast selles energias ära, siis võib see olla siin hamburid teie enda nagu energia, et kui te olete hästi nagu emotsionaalne ja spirituaalne inimene. Samas ütlen jällegi, naisenergia võib tähendada nii naisterahvast kui meesterahvast. Samas, kui ma ütleks, et üks nendest naisenergiatest nüüd oleks nagu meesterahvas, siis pigem ütleks, et see müntide emand oleks see meesterahvas. Sest siin just on jah neid emotsioone ja spirituaalsust hästi palju. Ma ei tea siis, kas te vahetate energiaid või on siin teie olukorras nagu mitu inimest, aga võimalusi siin teie jaoks on, lihtsalt üks asi on see müntide 5, millega peate natukene ettevaatlik olema. Ja nüüd eelviimase kaardina tuleb hamburile välja kohtukaart. Ja kohtukaart on mingi väga hea siuke nagu tegelike tõdede kaart ja avastuste kaart ja selguste kaart. Ehk siis kui keegi peakski olema siin mingeid pettusi tegemas või vargusi tegemas, siis mingid asjad peaks nagu välja tulema. Ja tegelikult kohtukaart, kuna ta on siuke spirituaalse ärkamise kaart, siis ta ütleb, et tänu mingitele selgustele või avastustele saab siin keegi lahti lasta mingist negatiivsest mineviku energiast. Et ma ei tea, kas olete teie, kas teil on midagi hingel minevikust, aga kellegil siin midagi nagu hingel on, aga need mingid avastused või selgused siin olukorras peaks siis aitama lahti lasta sellest mineviku nagu energiast, et väga positiivne spirituaalne energia, et 3 hästi spirituaalset kaarti tegelikult on tulnud juba järjest. Ja viimase kaardina tuleb hamburile välja sauade 4.
ja sauade 4 on hästi positiivne liitude ja suhete kaart. Ta on siis ükskõik milliste suhete kaart, on need sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed. Et põhimõtteliselt ta kõige suurema tõenäosusega on sauade 4 sihuke nagu abieluliidu kaart või romantilise liidu kaart, aga ma ütlen, et siin võib ka teisi liite nagu olla. See on liitude tähistamise kaart, muidugi jällegi sauad, eks ju, sauad on aktiivsed, loovad, kirglikud, et see peab olema mingi sihukese asjaga nagu seotud muidugi aktiivsusega see tegutsemine, et neid suhteid luua, loovus, eks ju, ja samas peab ka tundma kirge, et kuhugi suunas siis kindla peale minna. Aga väga positiivne teine rida ja tõesti oli siin palju seda nagu spirituaalenergiat. Samas ma ütlen, et siin see müntide 5 ainukene sihuke natukene õnnetu kaart tuli kohe esimesena välja, samas 5 on tihti ka siuksed nagu mineviku energiat, et väga võimalik on hoopis see, et minevikus oli teil mingi raske olukord, sündmus, võib-olla tõesti keegi varastas, valetas, pettis, eks ju, aga nüüd mõõdukuse kaardiga tundub, et olete jõudmas sellisesse stabiilsesse ja turvalisse keskkonda ja nagu ma siis ütlesin, kannatlikult tuleb tegutseda edasi, aga tuleb teha siis ka läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite tasuta ühte personaalküsimust võite, siis kirjutage kommentaaridesse +1. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ja muidugi ärge unustage siis osaleda personaalküsimuse loosis, kui soovite ühte personaalküsimust võita, siis visake kommentaaridesse +1. Ja vaatame üle, mis kaljukitsele tuleb siin lähitulevikus. Mis on tulemas siin kaljukitsele lähitulevikus? Okei, siit tuli mingi pakk kaarte, võtame miks ma tagasi panin, mul oli 2 kaarti vaja, no muidugi seal oli vist 3 ja näed, tuli siia kohe 2 asemele. Väga positiivne, aga nüüd esimese kaardina on siin kaljukitsed teil väljas karikate 5. Karikate 5 on natukene segaste emotsioonide või tunnete kaart ja võib ta rääkida ka mingist kaotustundest või mingist hirmust. Tegemist võib olla mingi mineviku olukorraga seoses oleva energiaga või mingi kurbustundega. Samas karikate 5 on alati sihuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uutes olukordades tegutsema, sest tuleb võimalusi ja valikuid juurde nagu. Et kindlasti karikate 5 ütleb, et tasuks lahti lasta mingitest negatiivsetest mineviku nagu energiatest. Kohe selle peale on teise kaardina kaljukitsel väljas narri kaart ja narri kaart on siis taropaki kõige esimene kaart, mis tähendab siis alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. See on hästi sihuke murevaba ja kerge energiaga kaart ehk see kaart on sihuke nagu vooluga kaasa minemine, et ütlebki teile, et ei pea liigselt kartma, et te võite minna vooluga kaasa. Nüüd muidugi narr on natukene hajameelne ja tähelepanematu, et kindlasti see kaart ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et ei teeks mingeid rumalaid või lolle vigu, aga kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis ei ole vaja siin justkui nagu midagi väga karta. Ja selle peale kohe kolmanda kaardina on kaljukitsedel väljas esimeses reas mõõkade äss ja mõõkade äss on alati siis hästi sihuke edukas ja võidukas kaart, aga muidugi ta on ka sihuke selguste ja avastuste kaart, et kui siin mingid asjad on, millel ei ole olnud lahendust, siis selle kaardiga peaks need lahendused ja vastused tulema ja muidugi ta on ka sihuke siis illusioonidest vabanemise kaart, et kui siin on mingid mineviku hirmud või mingi, mis iganes siin on nagu, mis teid tagasi nagu hoiab, siis ka selles olukorda võib sinna tulla nagu siis selgus. Aga kõige parem just kuna see mõõkade äss on siuke edukas ja võidukas kaart, siis kõige parem on mingite uute alguste suhtes, uute võimaluste suhtes. Et see kaart põhimõtteliselt ütleb seda, et kui te olete tükk aega või kui te olete mõnda aega mõelnud millegi alustamise peale või millegi proovimise peale, siis see kaart just ütleb, et vähemalt proovige, et mingi asi võib teie jaoks väga edukaks osutuda, et igal juhul peate nagu proovima. Ja selle peale lähme nüüd siis teise ritta ja teist rida alustame kohe kaljukitsele sauade 10-ga. 10 on siis sellised kaardid, mis alustavad uut paremat tsüklit peale mingit rasket eelmist tsüklit. Sauade 10 on siuke nagu raskete koormate kandmise kaart või liigsete murede või kohustuste kaart. Kuna see on sauad, eks ju, siis tähendab see, et võib-olla keegi on siin pidanud palju ringi sipsima või ringi jooksma siis, eks ju.
huvitav, tahab nagu hääl veits ära minna, naljakas. Aga Sauade 10 siis jah, räägib koormate kandmisest, aga ta ütlebki siis seda, et peaksin kas olema alanud või peatselt algama siis uus nagu murevabam või koormavabam tsükkel teie jaoks. Et ma ei tea, siis väga tõenäoline on, et siin mingitest mineviku asjadest keegi saab nagu lahti lasta. Ja läbi selle võib siis Kaljukits jõuda müntide kuninga energiasse. Muidugi see müntide kuninga energia ei pea nüüd olema teie energia, et see võib ka olla siuke austaja partneri lähedase isikukaart. Igal juhul sellisel juhul peaks tegemist olema siukse hästi usaldusväärse, stabiilse ja turvalise austajaga, aga samas te võite ka ise selle nagu energia saavutada. Mündid võivad tähendada ka veel head õnne, eks ju, ja head materiaalset järgi, aga samas ka küllust, viljakust. Et siuke väga turvaline siis kaart ja tõesti on siis tegemist hästi stabiilse, turvalise ja usaldusväärse isikuga. Ma ei tea tõesti, kas saavutate ise või on see tõesti siuke austaja partneri energia. Ja miks ma just see austaja partneri energia siin ütlen, et siin on midagi sees, sellepärast et viimase kaardina on siin kaljukitsedel väljas karikate 2 ja karikate 2 on nüüd ülimalt hea siukse nagu spirituaalse sideme loomise kaart. Et see kaart võib rääkida nagu sellest, et kokku saavad nagu 2 siukest nagu suhteliselt sarnast, aga samas täiesti erinevat inimest, et ühe inimese nagu nõrkused võivad olla teise inimese tugevused ja läbi selle nad võivad siis luua hästi siukse nagu dünaamilise sideme või suhte või hästi harmoonilise sideme või suhte. Et siin on palju siukest harmooniat, tasakaalu, turvatunnet, emotsioone, romantikat, kõike on siin nagu olemas. Et põhimõtteliselt väga hea siuke nagu liitude kaart, et ma ei tea, tegemist, kas siin on, ilmselt ikkagi on mingi romantilise liiduga, aga siin natukene võib ka olla mingi karjääri teema, sellepärast et meil on mõõkade äss ja müntide kuningas väljas ja need on mõlemad siuksed nagu karjääri kaardid veits. Et võimalusi on palju, Narr ütles, et võite minna vooluga kaasa, kui te olete piisavalt tähelepanelik ja võib-olla kõige tähtsam on siis lahti lasta mingitest mineviku, ma ei tea, hirmudest, sündmustest, suhetest, inimestest, mis enam vilja ei kanna või midagi taolist. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind Instagramis ja ärge unustage siis visata ka +1 kommentaari, kui soovite personaallugemist. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite tasuta personaalküsimust, võite siis kirjutage kommentaaridesse +1. Ja vaatame siis üle, mis siin veevalajatele on tulemas lähitulevikus. Mis on veevalajatele tulemas lähitulevikus ja vist olemas ongi. Ja väga huvitav energia. Esimese kaardina vist lendas laua peale kohe mõõkade 2. Mõõkade 2 on siuke blokeeritustunde kaart või 2, eks ju, valikuvõimalused, aga samas siis ka mingite valikute vahel olemine. Võib-olla illusioonide või hirmude vangis olemine, et võib-olla on keegi siin natukene kinni liigselt minevikus toimuvates sündmustes, suhetes, inimestes. Et siin peaks siis tegema ära otsuse, kummas suunas edasi liikuda ja tundub, et tuleb liikuda edasi. Sest teise kaardina on siin väljas veevalaja jaoks hermiti või eraku kaart ja see kaart räägib iseenda eraldamisest või endale aja pühendamisest, et see on siuke enda sisemaailmaga tegelemise kaart ja ta ütleb, et võib-olla te olete liiga palju teistele inimestele enda energiat nagu välja andnud, et te peaksite rohkem pühendama aega iseendale ja tegema rohkem tööd iseendaga. See on suur siuke nagu avastuste kaart, et ta võib tähendada spirituaalset ärkamist, et ma ei tea, mida te siin täpselt võite avastada, aga siin võib olla nagu meeletult palju siis asju, et võivad täiesti mingid maailmavaated ka muutuda mingite olukordade suhtes siis. Muidugi kolmanda kaardina on siin väljas järgmine suur arkaan, mis on siis mõõdukus ja mõõdukus räägib kindlasti siis stabiilsusest, tasakaalust, samas kannatlikkusest, et see on siuke kaart, mis ütleb, et peab tegutsema, aga ei ole vaja kuhugi liigselt nagu kiirustada või ei tohi lausa kiirustada, et see kaart ütleb, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja tänu sellele suudate siis taastada või siis säilitada nagu selle stabiilse ja turvalise nagu energia ja 2 väga siukest nagu spirituaalset kaarti siin nagu järjest, et väga tugev nagu mingi spirituaalne energia üritab siin veevalajate poole liikuda.
Nüüd muidugi teise rea alustuseks on siin meil väljas müntide äss ja tänases lugemises väga palju ei ole ässasid tulnud, aga tuleb siin nüüd veevalajale siis müntide äss välja ja näitab see kindlasti sihukest edukust, saavutusi, võib-olla tööolukordades mingeid positiivseid üllatusi, palgatõuse, aga üldiselt jah, üllatused, kingitused, aga muidugi ka sihuke nagu soovide täitumise energia on siin olemas. Et mündid on küll head materiaalsed ja rahaenergiad, aga samas küllus, viljakus võib tähendada rasedust, küllus võib olla ka armastuse energia, et ma ei tea, mida te siin täpselt manifesteerinud või soovinud olete, aga igal juhul tasub unistada suurelt, sest müntide ässaga võivad siin tõesti mingid soovid nagu täituda ja potentsiaali peaks siin olema päris palju külluse jaoks. Ja vau, selle peale kohe eelviimase kaardina tuleb siit müntide ässa kõrvale ka müntide 9, mis nüüd siin toimub, et väga külluslik raha ja materiaalne nagu energia, et see müntide 9 näitab ka sihukest nagu luksuslikku elu justkui või eluga rahulolu, elu nautimist, väga sihuke nagu iseseisva inimese energia, hästi loov, leidlik ja kaart nagu justkui ütleb, et siis, et see inimene või teie võib-olla siis ei vaja kellegi tuge, et saada hakkama, et olete ise piisavalt külluslik. Noh, muidugi see müntide 9 nüüd, eks ju, samamoodi nagu siin üleval number 9 hermit, eks ju, et number 9 või 99 midagi võib ka teile tähendada, aga mõlemad on natukene nagu üksikud kaardid. Samas müntide 9 on siin käe peal see papagoi, et see võib tähendada mingit sihukest netisuhtlust või kirjavahetust või mingit kutset või midagi taolist, et siin on ka mingi austaja võimalus olemas siis. Ja viimase kaardina on veevalajale tulnud välja sauade baas. Ja noh, sauade baas siis, kõik baasid on hästi nagu nooruslikud energiad, et kindlasti see näitab mingit sihukest entusiasmi ja loovust ja kirge ja tegutsemist selle sauaga. Muidugi see on julguse kaart ja see on ka sihuke hea õnnekaart või see kaart ütleb nagu seda, et võtke julgus kokku ja tegutsege, et te võite siin isegi võtta nagu mingeid väikseid riske, just väikseid, mitte suuri, väikseid riske. Ja see kaart võib ka nagu öelda seda, et võib-olla te nagu minevikus proovisite või üritasite midagi nagu teha ja võib-olla nii hästi ei õnnestunud ja loobusite, siis tegelikult nüüd see sauade baas ütleb, et võib-olla te peaksite uuesti nagu proovima, et seekord võib see tulemus olla palju parem. Ja noh, ta võib olla nooremapoolse austaja kaart ka siin kindlasti kellegi jaoks, eriti sauadega, sest sauad näitavad tugevamat seksuaalenergiat, eks ju. Et võimalusi on, see teine rida on nagu eriti sihuke külluslik ja viljakas. Muidugi esimene rida siin ütles, et võib-olla spirituaalenergiat rohkem pühendama aega iseendale, mingid vanad asjad, midagi on vaja siin võib-olla lahti lasta ka selle mõõkade kahega, et natukene blokeeritustunnet on, aga ilmselt leiate selle vastuse ja hermiti kaart siis ütleb, et kui teistele liigselt energiat välja ei anna, siis jääb seda ka iseendale. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ning kes soovib siis võita tasuta personaalküsimus, siis visake kommentaaridesse +1. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ning muidugi, kes soovib võita tasuta personaalküsimus, siis visake kommentaaridesse +1. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaladele tulemas lähitulevikus. Mis on kaladele tulemas lähitulevikus? Ja tundub, et siin on palju küllust või palju viljakust või midagi väga luksuslikku, sellepärast, et esimese kaardina on kalade jaoks väljas keisrinna energia. Keisrinna energia on nüüd 100% naisterahva energia, see on isegi natukene sihuke kuulsuse või tuntuse energia, et see näitab hästi palju sihukest nagu mõjuvõimu. Aga ta on siis 100% naisenergia, sellepärast just, et ta tähendab viljakust ja rasedust. Et siin naisterahvad kindlasti kalad, te võite ise saavutada sihukese hästi võimeka energia. Muidugi nüüd meesterahvaste puhul võib see kaart näidata sihukest viljakat austajat või partnerit. Muidugi, kuna see on ka sihuke raseduse või emaduse energiakaart, siis võib see tähendada ka ema energiat. Et ema võib siin ka kaladel lähitulevikus mingit olulist või tähtsat rolli mängida. Muidugi kellegi jaoks võib see ka olla sihuke naisülemuse kaart, eks ju. Et võimalusi on ja just tööenergia tuli siin sellepärast jutuks, et teise kaardina on siin väljas müntide 4 ja mündid on ikkagi nagu raha energiad või materiaalsed energiad ja müntide 4 pigem on siis sihuke
võib-olla materiaalse nagu stabiilsuse säilitamise või saavutamise kaart. Et müntide 4 on niisugune kaart, mis ütleb, et kui te oskate rahaga nagu ümber käia, siis te saate nagu säilitada või saavutada mingi hästi stabiilse ja turvalise energia. Muidugi negatiivse poole pealt müntide 4 mõnikord võib tähendada mingeid pettusi või vargusi, et natukene peate siin ettevaatlik olema, et kui te olete siin või selles keisrinna energias, siis teil võib olla niisugune hea materiaalne järg, et siis te peate olema natukene ettevaatlik, et inimesed ei üritaks teie suunas tulla teie materiaalse vara pärast või midagi taolist. Aga samas müntide 4 ei ole üldse halb kaart, et mõnikord ta tähendab üldse üllatusi või kingitusi, et niisugust positiivset rahaenergiat pigem näitab. Nüüd aga kolmanda kaardina esimesse ritta tuleb kaladele välja maagikaart ja maagikaart näitab nüüd niisugust väga tugevat spirituaalset võimekust siis kaladele. See kaart ütleb, et siin laua peal on olemas münt, peeker, sau ja mõõk, et kõik 4 elementi on teil olemas, et te saaksite olla enda olukorras nagu edukas ja võidukas. Muidugi maagikaart nüüd ütlebki, et hästi tähtis on endal tegutseda, hästi tähtis on suhelda, kindlasti tuleb manifesteerida, öelda välja, mille te saavutate, öelda välja, millest te vabanete ja kõige tähtsam siis üldse maagikaardiga on usk iseendasse ja enda võimalustesse. Et kui te iseendasse ja enda võimalustesse usute, siis te suudategi luua endale uue ja parema nagu reaalsuse või võimalused siis ja siin pigem selle kaardiga ütleks, et tasub unistada ja manifesteerida suurelt. Teis on see olemas, kalad. Ja vau, teist rida kalade jaoks alustame keisri kaardiga. Tõmmasin mind ennast ka nüüd pahviks ja võib-olla tati ninast natuke isegi välja lurinal, sest täpselt enne kalade lugemist siin millegipärast aevastasin ja see aevastamine on ka lugemiste ajal siuke huvitav asi mul. Tänases lugemistes oli lõvitähtkuju ajal, muidu on tavaliselt kaksiku ajal on tihti ja siin lõpupoole on ka, aga kalade ajal ma ei mäleta, kuna mul viimati mingit aevastust oli olnud ja nüüd ka ei tulnud see aevastus mitte nagu video ajal, vaid täpselt enne video, kui ma võtsin lonksu juua ja hakkasin video tegema ja siis aevastasin ja siis pidin uuesti alustama seda salvestust. Aga nüüd tuleb siis keiser välja ja esimest rida alustasime keisrinnaga ja tuleb siis nüüd välja täpselt see teine meesisiku kaart või ainus meesisiku, tõeline meesisiku kaart siis tarapakis, et kuningad võivad ka mõnikord näidata naisterahva nagu energiat, aga keiser näitab alati meesterahvast, see on võimekas, stabiilne, turvaline meesterahvas, mõjuvõimas, võib-olla tegemist võib jällegi olla niisugune natukene nagu kuulsuse või tuntuse energiaga, ehk siin on siis kaladel niisugune nagu power couple või võimas paar justkui lauale tulnud. Muidugi jällegi keiser võib näidata vanemat meesterahvast isa energiat, et siin võib-olla vanemad siis või ema, isa võivad kellegi olukorras ka nagu tähtsat rolli mängida, aga kindlasti siin võib olla see, et naisterahvad võivad saavutada hästi võimeka naisenergia ja meesterahvad võivad saavutada hästi võimeka meesenergia ja siis vastassugupoolele ka, et kui ise seda energiat ei saavuta, siis võib siin partneril või austajal olla siuke hästi võimekas energia, et väga hea lugemine siiamaani siis kaladele. Ja sõnusin kohe ära ja tõmbasin selle pealt siit kaardipakist välja müntide 5 ja müntide 5 on siis pigem siuke nagu negatiivne materiaalse energia kaart, et võib ta tähendada puudustunnet, materiaalseid probleeme. See võib olla ka varguste, pettuste, valede kaart, et siin esimeses reas selle müntide 4-ga ka natukene tagurpidiselt on seda energiat, et võib-olla siin hästi tähtis on siis rahaasjades olla ettevaatlik kalad ja võib-olla mõlemal sugupoolel siis, mis nüüd aga selle kogu asja juures on positiivne, on see, et ülemine rida oli keiser või keisrinna ja müntide 4 ja nüüd teine rida on keiser ja müntide 5 ehk siis keiser ja keisrinna, keisrinna on number 3 kaart suures arkaanis, keiser on number 4, et numbrid lähevad nagu edasi, et väga äge kooslus siin, sellist video ei mäleta üldse, et oleks olnud nagu, et niimoodi samas reas ja arenevad kaardid ja veel samad mastid ka, eks ju, et kui juba on kõrvuti siin keiser ja keisrinnas näitab, et 2 kõrvuti suure arkaani kaarti, mis näitab mingit võimast arengut ja mündid siis samamoodi, müntide 4, müntide 5 kõrvuti tähendab siis mingit hästi head külluslikku viljakat materiaalset nagu arengut. Et väga võimalik, et siin minevikus siis selle müntide 5-ga kellelgi olid mingid pettused, valed, vargused, mingid sellised asjad, aga tundub nüüd, et on sellest olukorrast nagu välja tuldud ja isegi ületatud mingeid ootusi. Ja no nii, viimase kaardina tuleb siin kalale välja kuukaart.
mis on nüüd hästi huvitav, sest siin üleval on maagikaart ja maagikaart on hästi suur spirituaalenergia kaart ja samas nüüd ka siin alumises reas see kuukaart on hästi hea sihuke maagilise energia kaart. Et kuukaart räägib tihti intuitsioonist ja sisetundest, enda sisetunde usaldamisest ja sinna suunas minemisest. Et kuukaart võib olla natukene sihuke kahe vahel olek, et siin on 2 koera ja 2 torni ja põhimõtteliselt 2 kuud, eks ju. Et keegi võib siin mingis olukorras olla nagu kahe vahel, mõnikord negatiivse poole pealt kuukaart võib tähendada ka mingeid pettusi, valesid, vargusi. Et millegipärast siin lugemises ikkagi kaladel see pettuste, valede, varguste kaart või energia on sees, et tasub olla piisavalt ettevaatlik. Samas ma arvan, et siin liigselt palju kartma ei pea, sellepärast et siin peaks olema väga hea sihuke nagu sisetunne või intuitsioon, mis siis peaks ütlema ära, et mis olukorrad on õiged ja mis ei ole. Ja noh, siin on ideaalse paarilisuse või sihuke võimeka paarilisuse kaart, et siukse võimeka partneri peaks kindlasti ära tundma ja muidugi, mis on nüüd kõige tähtsam, miks kaladel ei ole vaja muretseda, on see, et tegelikult siis kuukaart on kalade enda energiakaart. Et pigem ütleksin seda, et võib see kalade jaoks tähendada siis sihukest nagu täieliku võimekuse saavutamist või siis säilitamist. Et väga hea energia, kindlasti on siin mingid romantilised võimalused, on ka tööalased võimalused, sest siin on palju münte ja mingid võimekad isikute energiad, aga nagu ma ütlesin, siis maagikaardiga tasub unistada suurelt, tasub tegutseda, tasub suhelda, tasub manifesteerida ja kindlasti uskuge iseendasse, kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, liitub peregrupiga, võite mind jälgida Instagramis ja kui soovite tasuta personaalküsimust võita, siis visake kommentaaridesse +1. Aga oli meeldiv ning kohtume varsti taas.